Tänases messi nurgas on mul plaan teha üks vahva mänguasi, õigemini mängimise vahend, mis ma arvan meile kõigile on lapsepõlves rõõmu pakkunud. Nimelt meile kõigile meeldis ehitada teatud vanuses onne, ühel või teisel kujul onne. No kõige lihtsamad onnid käivad ikkagi patjadest, toolidest, tekkidest, mingi konstruktsioon, mis tuleb millegagi katta. Minul ongi plaanis täna teha see konstruktsioon. Selle jaoks ma olen puumarketist võtnud endal terve hunniku ümarliistu materjali. See võiks siis olla see, mis nii-öelda tekitab selle konstruktsiooni raamistikku, aga kuidagi tuleks need liistud nüüd omavahel ka kokku saada. Selle jaoks ma olen mõtelnud, et ma teen sellised klotsid. Klotside tegemiseks võtsin ma jällegi puumarketist 70x70 öövel materjali. Sellest ma lõikan endal täpselt parajad 70x70x70 klotsid, millele ma siis puurin sisse augud. No puumarketi puhul on hea see, et sealt võib võtta mingi natuke suuremat materjali, millest siis natukene rohkem lõigata, kavaldada, plaanida, aga saab ka täpselt sellised sobivad valmis materjalid. Soovitan astuda läbi. Puumarketil on see siseruum või nii-öelda poeala lisaks nendele suurtele välisaladele, kus on väga palju väga kasulikku ja head liistumaterjali. Ümarliiste on seal igasuguses jämeduses. Minge vaadake, valige endale kõige sobivama läbimõõduga ümarliistumaterjal. Mina valisin 14 mm läbimõõduga ümarliistu. Katsetasin, painutasin käes. Mulle tundus, et see on täpselt piisav selleks, et niisugune paraja suurusega tekiga kaetav raam sellest valmis teha. Esimese asjana lõikame endale terve hunniku klotse. Kiire vaevaga terve ports klotse. No plaan on selline, et nüüd selleks, et need liistud omavahel ühendada, ma teen klotsidele igasse külge ühe augu, siis saab need igatpidi kasutada, neid omavahel jätkata ja teha igasuguseid põnevaid ehitusplaane. Selleks märgime peale klotsile keskkohad. Teine asi, mis ma teen, on see, et ma sätin paika endal selle, kui sügavale puur läheb, sest ma ei taha, et need augud on suvalisele sügavusele. Mina teen 20 mm sügavad augud. Selle puurpingi puhul ma saan endal paika sättida 0 punkti, et augud tulevad täpselt selle sügavusega, mis mina ette sean, mis on 20 mm. No nii, selliselt on tegelikult nüüd vaja lihtsalt üks terve ports klotse valmis teha, täpselt nii palju, kui konkreetsesse konstruktorisse või plaani neid vaja on. Nüüd selliste neljakandiliste klotsidega saame me sisuliselt ehitada neljakandilisi konstruktsioone. Siia me paneme selle pulga siis vahele, paneme siit teised pulgad püsti. Me saame tekitada nii-öelda ruudukujulisi elemente, millest me teeme sellise ruudukujulise onni. Kui nüüd tahta asja natukene peenemaks ajada ja teha näiteks onnile viilkatus, siis tuleks teha üks väikene muudatus. Nimelt oleks vaja meil klotse, mille sees oleks 45 kraadi all auk. See on ka väga lihtne. Selleks tegelikult ei ole meil muud vaja teha, kui nüüd siit klotsi pealt 45 kraadi all nurk maha lõigata ja siis sinna auk sisse puurida. Seda me teeme jälle järkamissae peal, kuigi selleks on erinevaid tööriiste, millega seda teha. Saagimisega võib see klots mul minema lennata ja ma tegelikult võin ise väga haiget saada. Seega ma sätin omal siia üks tugiklotsi, panen klotsi paika. Ja nüüd peaks olema see asi enam-vähem turvaline, aga ikkagi see lõige sellisel kujul nii väikse klotsiga on võrdlemisi ohtlik, nii et olge näppudega ettevaatlikud ja olge valmis selleks, et kui klots kuskile poole teil tahab siit alt ära hüpata, siis te ikkagi käe tõmbate enda poole, mitte see ei liigu sae poole. Kui teil on järkamissaega vähe kogemust, siis ma kindlasti ei soovita sellist lõiget teha. Nii, nüüd on meil piisav klotsikogus olemas, augud sees selleks, et me saaksime oma miinimumgrammi täita selle konstruktoriga. Aga selleks, et nüüd see konstruktor teha natuke lapsele mugavamaks, ma arvan, et ma lasen need servad ümaraks. Ei ole tingimata vajalik selleks, et konstruktor toimiks, aga lihtsalt mugav ja tore.
no sellise freesimise puhul tegelikult ma ütleksin ka, et olge hästi ettevaatlikud, eriti kui selliselt freesi kasutada. Jällegi, kui ei olete vähe kasutanud, siis ärge seda niimoodi kasutage. Freesimine käib ikka tegelikult teistpidi ja nii-öelda kindla peale tehes. Ma olen natukene seda käsifreesi kasutanud, ma tunnen ennast sellega üsna kindlalt, sellepärast ma sellist liigutust teha julgen. Nüüd niimoodi kiiruga freesides loomulikult siit-sealt lööb pinnud lahti, eriti kui selline, ütleme siis poolniiske puit, mis ei ole Tistleri puit. Ja võib-olla mu freesitera ei ole ka enam kõige esimeses nooruses. Mis siin ikka? Siin saab natukene lihvida, natuke värvida, saab selle asja endale teha palju ilusamaks, aga sellise kiire projektina praegust katsetamiseks, ma arvan, on mul need tükid juba nüüd täitsa ilusad. Järgmise etapina tulekski nüüd teha valmis need vahepulgad, millega me siis neid nurkasi ühendama hakkame. No nii, nüüd on tõe hetk, vaatame, kas see konstruktor toimib ka. Koristame endal laua ära ja teeme proovi. Nõnda, nüüd on peamine väljakutse see, et kas meil need pulgad see aukudesse lähevad. Sellise märja materjali puhul kõik võib juhtuda. Ja tegelikult on nüüd niimoodi, et kui see lõppkokkuvõttes kogu see konstruktor ka kokku panna, siis päeva lõpus võib juhtuda ikkagi see, et ega tegelikult see nii-öelda koos ei püsi. Ta hakkab lahti tulema sellepärast, et materjal kuivab, materjali dimensioonid muutuvad. Aga sellest ei ole midagi, siis tuleb lihtsalt panna võib-olla natukene teipi või midagi vahele ja küll ta koos hakkab püsima. Mulle tundub, et praegust minul läheb õnneks ja see asi püsib koos päris hästi. No nii, mina ütleksin, et onni struktuur on valmis. Seda nüüd, kui suurena keegi seda teha tahab, see on igaühe enda valida. Selle võib teha väiksema, selle võib teha suurema, nii et ka täiskasvanud saavad sisse. Mina tegin ta praegust katsetamiseks sellise. Kui keegi tahab mõõtusi teada, siis külje pikkus on umbes 70 sentimeetrit. Täitsa vahva. Vaatame, kui me nüüd siia teki peale paneme, siis kuidas see asi välja paistma hakkab. No, nagu juures olevalt pildilt näha, siis mul jääb vist materjalist natukene puudu, et onni ma päris valmis ei saa, aga pole hullu, siin on nüüd meil variante mitmeid. Üks variant on see, et teha näiteks katmine saunalinadega. Iga külje peale paneme ühe saunalina, saame endale seinad ja peale paneme viimase saunalina ja saame ka katuse. Ja tegelikult ma arvan, et kodudes võib olla ka natukene suuremaid kangajuppe, olgu need siis voodilinad või tekikotid, lastele sobivad kõik. Mina kogun oma selliseid ideid Pinterestist, nõnda ka selle idee sealt mina leidsin. Mõtlesin, et teen järgi, miks mitte, jagan teiega ka. Suvel nurgakivi saadet ei ole, messinurgast te ideid ammutada ei saa, minge vaadake ka, otsige Pinterestist, seal on põnevaid projekte lõputult, kes tahab, jälgib minu Instagrami kontot, seal on ka üht-teist põnevat projekte, võib-olla ka selliseid pisemaid projekte. Sellega jään mina rahule ja ma arvan, et annan selle väiksele testijale üle.